Issand, ava mu huuled. Et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Kiitke Issandat kõik paganad, ülistage teda kõik rahva hõimud. Sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja! Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 6. peatükist. Au sulle, Issand! Sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav Isa minu on läkitanud ja mina elan Isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb, minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Seda ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis õpetades. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Arusaadavalt on juudid Jeesuse sõnades sügavalt šokeeritud. Jeesuse kutset süüa tema liha ja juua tema verd. Sest verega kokkupuutumine tegi ju inimese kohe rituaalselt ebapuhtaks. Tähendamissõnas heast samaarlasest on üks põhjustest, miks preester ja leviit ei julge Jeerikost Jeruusalemma teel lebanud meest vigastatud mehele appi minna just see, et ta veritses ja nad olid teel templisse palvetama või ohvritalitust pidama minemas. Juudid võtsid Jeesuse tänases evangeeliumis kuuldud sõna-sõnalt ega suutnud neist aru saada. Ka meie mõistus ei suuda alati Jumalat mõista, kuid meie süda suudab ja saab sellest aru. Kui palume Jumalat, et ta aitaks meil Jeesuse sõnu kuuldes neil peast südamesse liikuda. Kindlasti leidub tänases evangeeliumis viiteid armulaua sakramendile. Kuid samas juhib see meie tähelepanu ka palju laiemale suhtele Jumalaga. Jeesus kinnitab meile, et kogu meie tegelik elu on Jumalas ja ilma Jumalata ei saa me üldse elada. Jeesus ei tahtnud, et rahvas temaga lihtsalt nõustuks. Ta soovis, et nad võtaksid tema eeskujul Jumala täielikult oma ellu. Ta kutsub ka meid loobuma oma reservatsioonidest ja kõhklustest ning usaldama ennast täielikult tema kätte, kelle käes on igavene elu ja kes äratab meid üles viimsel päeval. Ja meie palvetame. Issand Jeesus, meie päästja, kelle püha rist kõrgub tänagi sinu kiriku keskel. Me ülistame sinu risti surma ja täname lepituse sõna eest. Hoia meid, et ükski vale ei varjutaks meile õndsuse teed ega risti kirgast kuulutust. Aita meil leida uut jõudu, kui eksime
ja vajume uskmatuse võrku ning kingi meile oma rahu. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Kuule meid, kui usaldame ennast sinu kätte sinu poja õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.